see tänav, kust ma pean ära keerama. Foor on teisel pool ristmikku, jalakäijale anname teed ja minek. Siiski ei ole see, mis ma just tegin, kohe sugugi mitte õige asi. Aga miks? Nii valgusfoor kui jalakäijate ülekäigurada on ju teisel pool ristmikku ja tee oli vaba. Tegelikult tuleb lähtuda stopp joone märgist. Peatuda selle juures foori keelava tulepõlemise. Nii nagu siin stoppjoont praegu näha ei ole, siis näitab peatumise koha ette stoppjoone märk. Aga kuidas on siis korrektne siin olukorras parempööret sooritada? Kui fooris põleb keelav tuli, siis tuleb peatuda stoppjoone või stoppmärgi juures. Peale lubava tule süttimist võib sooritada siit parempöörde. Aga kui ma ei taha pöörata mitte paremale, vaid hoopis vasakule? Siis on täpselt samad reeglid. Ehk peatuda tuleb foori keelava tulega stoppjoone juures või stoppmärgi juures ja kui süttib fooris lubav tuli, siis tohib alles vasakpöörde sooritada. Ehk siis mitte punasega, nagu paljud autojuhid tegelikult teevad. Täpselt nii. Punasega stoppjoone ületamine ei ole lubatud. Aga miks on oluline, et sõidukid peatuksid stoppjoone taga, mitte ei sõidaks foorini välja? Näiteks liiklusreeglid ütlevad, et kui fooris põleb keelav tuli, siis tuleb peatuda stoppjoone stoppmärgi juures. Teiseks on siin sellel kohal reguleeritud liiklus selliselt, et annab võimaluse kõrvaltänavatelt sõitjatel siis sõita välja sel ajal, kui jalakäijad ületavad teed, sest tegelikult tegemist on jalakäijad ja liiklus reguleerivad fooriga. Kui joon oleks aga kohe foori juures, peaksid selles peatuma ka kõrvalteelt väljapöörajad. Lisaks peavad kõik pöörde tegijad arvestama, et nad peavad andma teed kõikidele jalakäijatele. Kui fooris on punane tuli, siis peatame stoppjoone juures.